Ma väga tänan, et te leidsite aega siia tulla ja ma mõistan ka Urmast, kui tal peaks olema vaja joosta istungisaali, sest et istung käib. Et siis andestagem talle, kui ta tuleb ja läheb. Aga hakkamegi siis kohe otsast minema. Siin on nüüd nagu mitu küsimust täna koorunud. Esiteks ma olen jube palju uusi sõnu õppinud. Hommikul rääkisime asümmeetrilisest tsentraliseerimisest, mis tähendab siis seda, et keskuslikumad omavalitsused osutavad tulevikus mingeid teenuseid teiste eest, mis on ka asi, mida siis ruumilise planeeringu või üldplaneeringu alusuuring meile soovitab, mis tegelikult de facto tähendab ju kahetasandilist omavalitsusstruktuuri. Siis nüüd ma õppisin sõna düsfunktsionaalne detsentraliseerimine, mis siis tähendab seda, et meil on nagu näiliselt autonoomsed omavalitsused, finantsautonoomia on puudulik. Et ühest küljest me siis ühe käega tahaksime seda finantsautonoomiat suurendada, teise käega me ütleme või oleme ütlemas, võib-olla veel ei ütle ka, see on diskussiooni objekt, et me peaksime ikkagi mingil määral mingeid asju tsentraliseerima, ehk siis need keskuslikumad omavalitsused saavad suurema osa teenuseid enda teha, korraldada ka teiste väiksemate või külgnevate omavalitsuste eest. Kuidas me need kaks maailma nagu kokku paneme või kas me siis nüüd nagu rohkem nagu sisuliselt detsentraliseerime või me siis asümmeetriliselt tsentraliseerime? Urmas, ole hea. Kui viimast ettekannet kuulata, siis ju tegelikult on mingid sammud ka selles suhtes, kus kohalikul omavalitsusel antakse teatud vahendeid üle. Ma isiklikult olen kindlasti selle poolt, et kohalikul omavalitsusel oleks rohkem vastutust ja mul on kummaline kuulda võib-olla kohaliku omavalitsuste juhtide arvamust, et mida rohkem riiki, seda parem. Ma ei pea seda õigeks, mis ei tähenda seda, et diskussioon selle riigi tasandil ei peaks olema selline, et milline on minimaalne standard, mida ei peaks igas Eesti piirkonnas tagama. Ja see kindlasti ei ühti sellega, et see standard peaks a priori olema igas kohas täpselt sarnane, kuigi me eeldame kodanikuna ja see on täiesti loomulik, et me teatud teenused tahame saada ja selle tõttu mingid standardid sõltumata sellest, kus on üsna sarnased, et kui me võtame lasteaiateenused, muid asju, et seal on ikkagi teatud standardid ja võib-olla see kogukonna eripära tuleb juurde seal mingites muudes nüanssides kuni selline välja, ma ei tea, kas ja kuidas lapsi toidustatakse, kuidas kogukond sellest tegelikult osaleb, millist, ma ei tea, tooret kasutatakse, aga see on lihtsalt üks näide paljudest. See, mis puudutab võib-olla seda lootust, et kui kohalikud omavalitsused saaksid rohkem kohalikke makse kehtestada, et siis tuleb õnn nõue üle, ma seda väga ei usu. Kui me vaatame proportsioone, et selles mõttes on praegu nagu õige, et maamaks tuli ikkagi omavalitsuse juhtida tagasi instrumendi mõttes ja see on minu arvates väga mõistlik, kuigi tema osakaal kõikidest tuludest ei ole ja kui ma õigesti tähele panin, siis härra Jõgi näitas meil ühte tabelit, OECD tabelit, kus ta viitas, et meil justkui on ainult maamaks ja parkimistasu see, mis tuleb see sinine tulp seal all, siis tuleb tunnistada seda, et vabadus on ka tegelikult tulumaksu laekumise osas, mis on küll kokku lepitud, et see laekub sellise protsendina, et ma ei käsitleks seda nagu riigi sunni rahana, vaid pigem rahana, mille sees ma saan teha kohaliku omavalitsuse nimel otsuseid. Aga kui kuulata kõiki tänaseid ettekanded, mida ma suutsin veebiteel õnneks enamuses kõike kuulata ja mõndaga vahel järgi vaadata, lihtsalt kuna oli see võimalus väga hea ülekande tehnilise lahenduse pärast, siis on üks asi ju see, et kohane optimeeri ei ole inimliku näoga. Et alternatiivi tegelikult selles kontekstis ei ole. Ja nüüd tulevad sinna juurde need võimalikud lahendused, et kui Tartumaa näide oli selles rahvastiku vähenemises siin üle-eelmises ettekandes, siis tuleb tähele panna kahte asja. Et üks on see, mis on selgelt siis nõndanimetatud kasvavad piirkonnad ja see on mõnes mõttes linnade kahjuks, kuna kinnisvarahind ja maahind on nii kõrgel, siis inimesed otsivad väljundit nendest piirkondades, mille arvelt see tuleb, me peame seda nagu aru saama, see tuleb ka põllumaa arvelt. Kuna põllumaa iseenesest on nagu tehnilises mõttes odav, aga tema väärtus pikas perspektiivis on suurem, kui me esialgu tajume. Ja nüüd on omavalitsused, kes näiteks Tartumaal on ühinenud, oli Elva valla näide. Ja Elva linn oli ennem peaaegu 6000 elanikku, praegu me oleme seal 15 000 piiril ja kui seal arvestada 18% või 8,3% langusega, siis ma olen üldjuhul veendunud, et enamus sellest langusest ei tule mitte nendest
keskuspiirkondadest, vaid tuleb nagu laiemalt, sest see surve sinna Tartu lähedale minna või nendesse kasvupiirkondadesse on ühelt poolt üsna suur. Nii et siin kelas ka täna mõtteid sellest, et võib-olla meie ootused teatud teenustel on hästi kõrged. Aga ma olen nõus sellega, mida siin ka eelnevates ettekannetes öeldi, et kui kohalikul tasandil on vastutus, siis tal tekib ka adekvaatsem dialoog tegelikult oma kogukonnaga, oma inimestega. Ja siis on vajadus selgitada, miks me ühte või teist asja nagu nii teeme, kas me tõstame maksu, mida iganes, et praegu hästi populaarne teema, mis siin ka Riigikogus iga peaaegu debatis kuskilt välja tuleb, on seotud toidurahaga näiteks, ma ei tea, koolides või mida iganes, eks ju. Aga see ongi kohaliku kogukonna valik, et mida me tahame saada, et mina isiklikult pooldan seda, et igaüks natuke panustab, kokku tuleb nagu selgelt parem lahendus, kui me loodame seda, et keegi kolmas peab panustama, siis meie tarbime ja teenime. Nii et selles mõttes need väljakutsed on meil kindlasti olemas ja mulle see debatt väga meeldiks, mis puudutab ka seda, et kas Nuustakul on sama teema kui Tallinnas või kas Pariisi linnaosad on sarnasemad kui meie väikeses Eestis erinevad asjad. Kindlasti nad objektiivselt ei ole, aga kui me mõtleme teatud standardite peale ja selle peale, mida inimesed tahavad tarbida ja kuidas nad tarbivad, siis ma arvan, et seal on palju sarnasust. Ma ei nimeta seda automatiseerimiseks, aga pigem seda, kuidas me neid teenuse innovatsioone saame tulevikus pakkuda. Siin käis ka tänapäeval läbi ju see, et mis puudutab siis AI kasutamist või tema rakendamist teatud teenuste pakkumisel. Ma arvan, et seal on potentsiaali rohkem, kui me esialgu tajume, aga me ei tohi alahinnata neid riske, eriti sotsiaalseid riske, mis sellega kaasnevad. Ja siin oli nüüd väga mitmed teemad korraga koos. Ma selle finantsautonoomiaga ikka natuke veel pressin edasi, et ka siin Andrusele väikest tunnetust anda, et mida vestlusringis mõeldakse. Piret, kui võib, ma hüppan siia teise serva sinu juurde. Ja Urmas ei usu sellesse, et peaks finantsautonoomiat suurendama, et kuidas sulle tundub? Ja ma ikka usun, aga see ei anna seda efekti, mida me loodame. Ja võib-olla kõigepealt üldse tere päevast ja rõõm on näha nii palju tuttavaid inimesi ja mina väga vabandan, et mina hommikust või ei saanud algusest peale osaleda, sest ma osalesin just nimelt AI koolitusel, et läbi mõelda, kuidas ma ise võiksin olla efektiivsem ja mul on väga kahju, et ma enne eelmist töökohta seal ei osalenud, sest ma oleksin kindlasti olnud oluliselt parem töötajaga REM-i jaoks. Aga ja ma tahan veel tänada selle raporti jaoks, mis te tegite, milles siis kirjeldatakse seda teenuste kättesaadavust, et ääretult põhjalik ja andis mulle väga hea sisendi tänaseks aruteluks ka, et ma loodan, et puudutame neid küsimusi ka. Nüüd võib-olla siin kaks teemat, mis kohe tuli, üks oli see sama tsentraliseerimine ja detsentraliseerimine, et ma ütlen kohe omalt poolt ära, et minu selge seisukoht on see, et me peaksime detsentraliseerima ja ma arvan, et see on hästi õigustatud küsimus, kas kõikidel kohalikel omavalitsustel peaksid olema samad ülesanded, et see sama maakonnakeskus versus ülejäänud kohalikud omavalitsused, et minu meelest seda debatti tuleks aktiivselt pidada. Sest ma arvan, et detsentraliseerimine annab võimaluse nii-öelda mitmekesisemalt ära kasutada seda Eestit, mis meil on, neid ressursse, mis meil on koha peal, nii kultuurilisi, füüsilisi, inimressursse ja nii edasi. Aga nüüd sellest tõugatuna sa küsisid, et finantsautonoomia, et mina loomulikult usun ja mina arvan, et me peaksime täna nii-öelda mitmekesistama kohalike omavalitsuste võimalusi. Et ma väga selgelt olin ka sellel seisukohal regionaal- ja põllumajandusministrina. Sellel hetkel justkui oli see tunne, et peame siin nagu maksufestivali, aga ma olen proovinud mõistlikult poliitikat teha ja nii nagu ka siis kõlas. Iga kohalik omavalitsus saab ise otsustada, kas ta midagi kasutab või ei. Ta tunneb oma kogukonda, ta teab neid võimalusi ja võimekusi ja ta peaks saama ise otsustada. Täna on see, et me ei usalda KOV-e. Me ei anna neid võimalusi. Jah, maamaksu oli üks asi, aga igal pool sa ei saa täna küsida maamaksu, sellepärast et olukord on selline. Küll aga sa võiksid saada küsida turismimaksu või mingit muud võimalust. Et selles mõttes ma arvan, et meil ei ole täna teist teed. Loomulikult oleme ka selle poolt, et me peaksime üldiselt vaatama kohalike omavalitsuste rahastusmudelit üle. Mul on väga hea meel, et tol hetkel sai tehtud nii-öelda see Robin Hoodi muudatus, et me pisut õiglasemaks tegime kogu seda kohalike omavalitsuste rahastamist, aga nii palju kui ma siin ka kuulsin, on õigesti ju kõlanud see, et meil täna on ressursse liiga vähe selleks, et neid ülesandeid ellu viia, mis kohalikud omavalitsused peavad ellu viima. Nii et me võime küll raha ümber jagada, aga tihti see nagu uut raha ei tekita, et me peame ka sellest tänasel hetkel siin rääkima. Mikk, ma pöörduksin nüüd teie poole just
te olete kahes rollis, aga Lääne-Nigula vallavolikogu esimehena, aga ka oma ekspertrollis ministeeriumis. Kas Lääne-Nigula vald sooviks suuremat võimalust erinevaid makse kehtestada, lõivusid, ühesõnaga seda maksuautonoomiat? Kas volikogu näiteks ühehäälselt toetaks, et jah, see on hea mõte, meil on sellest võita? Ma ei ole nii-öelda lõpuni kindel, kas kõik volikogu liikmed selle poolt kätt tõstavad, aga ma ise isiklikult tõstaks küll. Aga nagu Andrus oma ettekandes ütles, siis tegelikult selline finantsautonoomia esitab nii omavalitsuse volikogule ja valitsemisele hoopis kõrgemad nõuded kui täna. Ja selles mõttes, et tuleb hakata nagu reaalselt ka siis palju enam põhjendama, miks mingisuguseid otsuseid tehakse, näiteks maksumäära puudutavaid otsuseid ja tegema ka olulisi võib-olla kogukondlikke kokkuleppeid, näiteks miks pärast me oleme nõus taluma kõrgemat maamaksumäära, näiteks see linnaga, et väga lihtne näide, et see või teine kool siis jääb püsima. Et need on nagu väga olulised omavalitsuse sellised küsimused ja ta kindlasti oluliselt esitab nõudeid nii-öelda selle sisemise kogukondliku debati pidamisele sellisel juhul ja kas kõik selleks valmis on, ajaga peavad õppima. Kui palju, teie, ütleme, Mikk, te olete kõige lähem nagu omavalitsuse esindajale meil siin debatis, aga Veiko ilmselt ka oskab tunnetada, et kui palju on omavalitsustes seda hirmu, et kui nüüd tekib rohkem võimalusi, selles mõttes, et kes ei tahaks siis nagu maksu küsida, aga kui selle kaasmõju on see, et inimesed lahkuvad sellest omavalitsusest, lähevad sinna, kus maksud on madalamad, kui palju sellist hirmu on omavalitsustes seas. Muidugi Andrus rääkis, et on tasandusfond ja on ja jääb ja need tasakaalustamiseks mõeldud mehhanismid. Aga kas see on mingisugune probleem? Ütleme, miks me ikkagi siis 20 aastaga ei ole sellele finantsautonoomiale lähemale liikunud, kui praegu ainult see, võib-olla see ei ole ainult, aga ütleme see maamaks ja tuulikutasud ja need mõned elemendid on ju, mis siin seina peal olid. Jah, Veiko, ole ja. Jah, aitäh. Mina julgeks öelda, et seda hirmu on vaja. Seda hirmu on vaja, et tõepoolest see hüppe teha. Minu jaoks on kõige olulisem asi, mida Andrus nüüd rääkis, et see suur tulubaas, et maamaksuga võid seal all 10% raames maadelda, aga selleks, et saada nagu reaalne vastutus ja me julgeks öelda poliitiline vastutus, et kogukond ja meie otsustame siis, et kas me pigem oleme nii-öelda kõrgemate maksudega, paremad teenused, see on suhteliselt aktuaalne teema, kiire kasvuga piirkondades, kui me vaatame jällegi teistes valdades, kus rahvastik kahaneb, võib-olla on selle taktika lähenemine teine, et ma näen just seda sellist nagu põhimõttelist poliitilise vastutuse küsimust. Andrus rääkisin pikalt laialt juba hea oli kuulata seda, mis selle selline ratsionaalsus on ja see ratsionaalsus on just vastutuse toomine kohalikku valitsemisesse, mida praegusel hetkel ju ei ole. Nii et väga hea hirm on, et seda on vaja. Siis meie vestluspaneel on väga üksmeelne selles küsimuses. Seal on üks kommentaari küsimuse soov. Tere. Tulen siis sellest regionaalse ebavõrdsuse piirkonnast. Et kui te vaatate Eesti Televisiooni aktuaalset kaamerat, siis meie linna ei ole isegi mitte ilmakaardil. On Võru, Pärnu, vahepeal ei ole inimesi, ei ole ilma. Aga tegelikult olen ma siis Valgast, minu nime on Teresa Karusoo ja olen ma ka volikogu liige ja tunnetan seda ebavõrdsust. Ja väga tahtsin kommenteerida seda sama, et miks meie Valgas on, kui kardame natukene seda autonoomiat, me oleme seda palju arutanud, et võib-olla üks suuremaid põhjusi on, et riik ei ole siiamaani kinni pidanud oma lubadustest. Et võtame näiteks asenduskoduteenuse üleandmine kohalikule omavalitsusele, kus lubati ka rahaline ressurss kaasa anda, aga seda ei antud, et anti, aga oluliselt vähem. Ja ma kujutan ette, et järgmistel volikogu siis liikmetel tuleb tõesti väga suur vastutus, kui see autonoomia. Kui me täna väikeses vallas isegi peame
kõikide vastuseisudega, praegu on siis see tuulikute vastuseis hästi tugev, eks ju, sellega võitlema, et kahju, et aeg on läinud 20 aastat, tõesti kahju. Minul oleks väga meel, kui see oleks juba ammu vastu võetud, mul oleks viimased 10 aastat volikogus palju kergem olla olnud. Aga ma tahtsin seda öelda, et tänase vestlusringi teema on, kuidas tagada kohalike teenuste hea kättesaadavus. Äsja on vastu võetud uus koalitsioonileping. Tahaksin ka seda teemat nüüd lauale tuua, et see mõjutab nüüd lähitulevikus kohe kogu seda teenuste kättesaadavust. Et kuidas see teie arvates siis mõjutab ja mis siis meie volinikena või siis vastutavad, kes siis tegelikult hakkavad eelarvet vastu võtma, millega me peaksime arvestama. Aitäh. Aitäh. Jaa, väga selles mõttes see kommentaar oli täpselt see, mida ma ka sarnane, mida ma silmas pidasin küsides, et kas on seda hirmu. Aitäh seda elulist näidet toomast. Koalitsioonileping, meil on üks koalitsioonipoliitik hetkel siin vestlusringis, et kas ma peast tõesti ka ei mäleta, mida see koalitsioonileping kohalike teenuste kohta ütleb. Seal olid mõned asjad ühistranspordi kohta, nõudepõhise transpordi kohta mulle meenub. Jaa, see, mida koalitsioonipoliitik ikka öelda saab, et ikka paremaks läheb. Sellega tuleb ju, selle vastusega tuleb arvestada, et seda ei pea isegi küsima, aga tõsi on see, et kui me vaatame puhtalt kas või seda seda osa seal, mis seal on eraldi nagu tehtud, siis on paar sellist instrumenti on, mis haakuvad tänase diskussiooniga. Üks on see kohaliku kasu instrument ja võimalik selle laiendamine. Tõsi on see, et ministeerium peab seda analüüsima ja kui me räägime nendest kasvavatest piirkondadest, siis minu arvates üks probleem on olnud see, et neid finantsvahendeid, mis erasektoril on olnud, on selle kasvu nagu, kuidas ma ütlen, siis positiivseks neutraliseerimiseks liiga vähe kaasatud. Ja see on tekitanud probleeme tegelikult kõigile, et kui me räägime selle kogukonna või nende kasvupiirkonna arengutest, siis ütleks niimoodi, et kui iga ruutmeetri kohta oleks panustatud ka mingigi osa sellele nõndanimelt sotsiaalsele taristule või taristule, mis toetab seda kasvu, plahvatusliku kasvu võiks öelda, võrreldes näiteks hea küsijaga Valgast, eks ju, siis oleks olnud mõned probleemid võib-olla lihtsamad. Seal see teine osa, mis oli minimaalselt fikseeritud, oli seotud sellega, et vähemalt 40% ettevõtlusinvesteeringutest peaks minema väljaspool neid samuseid kasvupiirkondi, mis on jälle üks võimalus. Kolmas võimalus on see, et poolt või vastu, eks ja kui me vaatame ka seda sama tuulikute teemast, mis on tehtud mõnes kohas nagu selline poliitiline malakas, siis mina arvan, et seda peaks ettevõtluse jaoks ära kasutama lähtuvalt sellest, et tekiksid nõndanimelt energiakokkulepped ettevõtluse ja tuulikute või energiatootjate vahel, mis annaks võimaluse saada ka pikaajalisemalt soodsamat elektrienergia hinda tootjale ja teiselt poolt siis see, kes seda energiat toodab ehk tööstus ja tootmine võiks seal selles mõttes nagu kokku saada. Ja seal kindlasti on veel instrumente, aga mis ma tahan nagu öelda, et miks on keeruline loota sellele nõndanimetatud maksuteemadele, et mõelge nüüd hästi rahulikult. Meil on 120% SKT-st elanikkonna kohta ja siis on kuskil 40%. Te saate ju ise väga hästi aru, et kui me räägime seal mingist maksuvõimekusest, maksu tõsta lisaks sellele, mida me kokku tekime. Enne seda, kui me sellise otsuse peaksime tegema, me peaksime tegema arutelu selle üle, kas ja milliseid teenuseid siis riik pakub, et need võrdlusandmed, mis meil on, näitavad ju tegelikult seda, et osadel kohalikul omavalitsustel on ka veel pakuvad rohkem tervishoiuteenust ja mida iganes, et need ei ole päris a priori nagu võrreldavad, et see debatt on ennem vaja ära teha ja siis selgub, et kui sa võtad puhtalt kodanikkonna pealt, siis tekib, seal tuleb ju lagi ette, et sul on nagu üleriigiline maksukoormus ja siis see kohalik maksukoormus. Tõsi, turismimaks üldjuhul minu elukohas on suunatud ja kellele, mitte mulle. Aga kui ma lähen teise omavalitsusse oma perega puhkama, siis ta on ju suunatud mulle. Mitte see, et ma vaidlustan selle, vaid ma ei näe sealt seda suurt mehhanismi, mis aitaks tasandada seda suurt võimalikku SKT-s olevat ebavõrdsust.
Piretile kohustuslik sõna anda, et koalitsioonilepingust oli juttu. Et kuigi me tegelikult Urmasega oleme väga head kolleegid ja teinud head koostööd, siis võib-olla koalitsioonileppe osas on mul natukene selline kriitilisem vaade, et mis nad puudu on? Ma arvan, et konkreetsust on puudu, et me paneme sisse jätkuvalt, analüüsime, kaardistame ja nii edasi. Ka see, mis puudutab Kagu-Eesti või Ida-Virumaa küsimusi. Meil tegelikult nii ministeeriumi maja, ka täna seda teie raportit lugedes, meil on hästi põhjalikult nagu ülevaated ja analüüsid tehtud. Me teame, mis täna see olukord on. Küsimus on see, et kas me teeme ka nagu regionaalpoliitilisi otsuseid. Ja ma näen siin tegelikult 2 suurt probleemi, et üks on see, et milline on riigi ja kohalike omavalitsuste omavaheline suhe. Ja ma pean tunnistama, ma ei tea miks, seal on palju usaldamatust. Ja mulle vahel tundub, et see usaldamatus ei suurene või ei vähene, vaid suureneb. Kindlasti on siin küsimus ka selles, et milline on linnade valdade roll ja ka võimekus riigiga pidevalt läbirääkimisi pidada. Et see on kindlasti nagu üks hästi suur küsimus ja teine on see, et milline on ka teiste nii-öelda valdkondade arusaam regionaalpoliitikast. Et ei ole võimalik nii, et regionaalministeerium teeb erinevaid meetmeid ja siis nagu toetab KOV-e, aga kui me vaatame hariduspoliitikat või sotsiaalpoliitikat, siis seal me ütleme, et me tagame nagu ainult kvaliteetset teenust, aga regionaalpoliitikat me ei tee või kohtute küsimus. Et see on nagu see, kus tegelikult me peame tegema üleriigilised kokkulepped ja kõik valdkonnad peavad panustama, et ei ole võimalik niimoodi, et teised võtavad käed püsti ja ütlevad, et Rem, teie nagu toimetage, aga me siin teeme nagu muud poliitikat. Ja ma arvan, et see on nagu see hästi suur küsimus, et mis see kokkuleppe tänasel hetkel nagu regionaalpoliitika osas on, et mis see raport, ma arvan, tõi väga hästi välja, et see tänane seis võib-olla ei olegi nii hull. Et ma arvan, et ühiskond tajub seda palju hullemana, see, et ma ei tea, nii-öelda riigiasutused kolivad ära ja nii edasi. Et kui me vaatame faktidele otsa, siis see seis ei olegi veel nii halb. Seal on anomaaliad, eks ju, et miks ma kasutan teise KOV-i teenuseid ja mitte enda KOV-i teenuseid, millega me peaksime tegelema. Aga nüüd on küsimus, et aga mis edasi saab? Kas me proovime seda hoida ja parandada? Või me tegelikult ütlemegi, et tegeleme kvaliteediga ja unustame need maapiirkonnad ära. Ja mis mulle veel tundub on see, et kui mida analüüsida, siis mitte seda, et kui palju me hoiame kokku, kui me riigiasutused kokku koondame, aga et tegelikult mis on see negatiivne mõju, kui meil kõik koondub nii-öelda keskustesse ja Tallinnasse. Et me tihti ei analüüsi tegelikult seda, et millise kahju me siis vastu võtame. Sest seda on palju keerulisem teha. No tegelikult oli pealinnastuva Eesti stsenaarium just äsja ja ka kuluarvutused juures. Veiko teab sellest täpsemalt. Aga aitäh, need olid head sõnumid. Ja tulles selle juurde, ma kohe jõuan Veiko sinuni. Tulles selle juurde, et koalitsioonilepingus oli vähe konkreetseid samme, Piret, sinu tõlgendus, et siis üks nendest sammudest, mis on tekitanud küsimusi, et kas ja millal see astutakse, on ju see sama kvaliteedistandardite küsimus, teenustandardite küsimus. Urmas seda mainis, et miinimumstandardid peavad olema, riik peab neid jõustama. Publiku seast on vahepeal tulnud küsimus, et kas me ikkagi tahame ainult miinimumi või me tahame nagu head keskmist. Kas me peaks nagu sealt sammu edasi astuma. Ja kui me tahame seda head keskmist, siis me jõuame selleni, et kui kõik KOV-id ei suuda seda tagada, kas me siis peame mingid teenused KOV-ide käest ära võtma, nagu me näeme, nagu keskhariduses juba toimub ja mõned kohalikud omavalitsused on segaduses, et keegi ei ole veel öelnud, et kohalik omavalitsus keskhariduse eest ei vastuta. Samal ajal siia-sinna tekivad need riigigümnaasiumid, mis just nagu seda vastutust üle võtavad, et nagu segane olukord. Veiko, kas sa tahad, ma tean, et sul oli kindlasti mingi muu mõte, mida sa tahtsid väljendada, aga äkki sa suudad ka sellega suhestuda, siis küsime ka poliitikutelt selle kvaliteedistandardite ma ütlen oma mõtte ära, kui ma Olgu. Just see sama, ma kuulsin poliitikutelt tohutult, kuidas neil on väga hea teadmine olemas. Mina nagu uurijana, eksperdina, me kombime seda, mis on need lahendused. Meil võib olla selline hea statistiline ülevaate, üksikud mõjud, aga ma jätkuvalt julgen öelda, et Eesti regionaalpoliitikas selget ja see võib-olla ongi võimatu sellist põhjuslikku analüüsi, kui me räägime teenuste mõju regionaalsele arengule. Ma ise olen pigem kaldumas sellesse leeri viimasel ajal erinevate uuringute pealt, et teenus on sekundaarne. Teenus on sekundaarne, räägime ja ma vaatasin nüüd ka regionaalarengu programmis või tegevuskavas märksõna eneseteostusvõimalus, mis määrab selle A ja siis tuleb teenus nagu liigub sellega kaasa. Et sellist nagu ma julgen jätkuvalt öelda, et teadmist on vähe.
teadmist ja arusaamist põhjuslikest seostest on meil vähe. Nii, nüüd see päris küsimus puudub. Ei, ma korraga veel päris küsimuse juurde, see on mul meeles, aga Piretil oli küsimus, et see sama pealinnastuva Eesti stsenaarium ja mis kulud sellega ülejäänud Eesti jaoks kaasnevad, sina seda arvutasid, kui ma ei eksi. Saad sa valgust heita sellele? Jaa, me arvutasime, jällegi uuringud on oma raamides, me arvutasime sellist väga otsest kulu. Mis tuleb sellest, et asustus muutub. Me näeme, prognoosime eelnevate perioodide pealt, et jätkub pealinnastumine, ehk siis kusagil jääb taristut hooneid üle, kusagil tuleb neid ehitada. Ja sellega kaasneb ka liikuvusmustrite muutusi. Meie arvutuste järgi see protsess, mida kirjeldasin, on selline 200 miljonit eurot aastas, me kulutame üle sellega. Raiskame, peame rohkem ehitama, peame maha jätma. Aga ehitamine genereerib meile SKP. Täpselt, see on see teine mõju. See on see dilemma, jah. Ja. 200 miljonit aastas, selge. Jätame selle meelde. Mikk, tahaksin nüüd teie poole pöörduda ja soojendada üles selle kvaliteedikriteeriumide küsimuse, aga ka kõik muud remargid eelneva alusel on teretulnud. Ja ma hakkan võib-olla päris algusest peale. Ma tulen täna kõige esimese ettekande juurde tegelikult, kus professor Poolast ütles, et Euroopas on vist ainult 2 riiki, kes on kohalikult tasandilt ülesanded riigi tasandile viinda. Ja see ka ideoloogilistel põhjustel Ungari ja Poola, eks. Et see on nagu võib-olla üks väike selline mõte, et kas me peaksime nagu samal teel olema. Ja kui me vaatame nii-öelda praktilisi näiteid lähiriikides, siis ju Soome teatavasti nüüd 1. jaanuarist tõi kohalikule tasandile kogu tööhõive temaatika suure tööhõive reformiga, kusjuures see reform, mis läbi viidi, oli väga selgelt ka suunatud nii-öelda varem nimetatud asümmeetrilise detsentraliseerimise juurde, ehk omavalitsused teatud kriteeriumite alusel, kui neil on teatud hulk elanikke, 20 000 tööealist elanikku, saavad nad teenust osutada ise, või kui neil ei ole nii palju elanikke, peavad nad tegema koostööd ja see koostöö on tingimuslikult siis kohustuslik. Ja enamik omavalitsusi valis siis selle mudeli, kus teenus on volitatud suuremale omavalitsusüksusele, aga Soome omavalitsussüsteem on selline, et seal on ühiskomisjonid, nii et asümmeetriline detsentraliseerimine tähendab alati seda, et see omavalitsus, kes volitab midagi ära, on jätkuvalt otsustamise juures, et ta ei anna seda teenust enda käest ära ja otsustamist enda käest lõplikult ära. Et see on nagu väga oluline. Tal on koht laua ääres. Täpselt. Nüüd, mis puudutab neid teenustandardeid ja miinimumtasemeid, et eks see on selline suhteliselt mitmepalgeline teema. Et see nagu õhkõrn piir, kus me nagu lähme nagu mingi riikliku taseme kehtestamise peale ühelt poolt ja teiselt poolt, mis maani me nagu saame ja võime arvestada kohalike oludega, et siin tuleb nagu igat teenust eraldi vaadata. Küll aga tuleb seda silmas pidada, et päris paljude eeskätt nagu sotsiaalvaldkonna teenuste puhul me peame arvestama, et on oluline, et teatud miinimumtasemed on üleriigiliselt olemas. Et need tulevad juba põhiseadus, sotsiaalriigi printsiibist ja nii edasi. Et selles mõttes on teatud valdkondades miinimumtasemete kehtestamine, kas ta puudutab osutajate pädevust, teenuse kättesaadavust, nõudeid, ma ei tea, osutamise ruumidele, millele iganes. Et need on kindlasti vajalikud. Täna on suur probleem, et neid väga paljudes valdkondades ei ole, aga ikkagi me nagu väidame, et kas omavalitsus ei saa hakkama või me nagu ei tea, mis me nagu ootame. Ja alles siis, kui meil on nagu põhjendatud mingid miinimumkriteeriumid kehtestatud, siis me saame nagu alles hakata vaatama nagu järgmist etappi, et kas omavalitsused siis saavad hakkama või ei saa hakkama, kas me peame hakkama vaatama koostöömudelite peale ja nii edasi. Kui ei saa hakkama, mida siis riigil teha tuleks, Piret või Urmas? Miks riigil? Hea küsimus. Ma küsin nagu seda, et miks me siis koos ei tee? Et minu arvates meil vist eestlaslikult on üks teatud tüüpi viga, kuigi me väga palju rääkisime ennem kogukonnast ja koos tegemisest. Siis kui ma võib-olla vaatan ka, ma ei tea, põllumajandussektoris ja mujal, kus meil on teatud probleem sellega,
et koos teha efektiivsemalt, tagada teenust ja kvaliteeti, et me tahame üksi nokitseda ja minu arvates ka tänased seadused tegelikult ei keela koostööd tegemast. Meil on muidugi näited, mida me igapäevaselt võib-olla ei märka, näiteks veeteenus. Ma arvan, et see probleem, mis kohalikul omavalitsuses selle jätkusuutlikkusega ees on, see on väga suur probleem ja vähemalt ma olen märganud, et Keskkonnaministeerium üritab siin teatud konsolideerimist ette valmistada selleks, et tagada üle Eesti ikkagi nendest teenuspiirkondades selle teenuse jätkusuutlikkus. Ja kui te küsite, et miks meil praegu see linnastumine toimub, et ma natuke parafratseerin, aga kunagi tekkisid linnused ja nii edasi, et võib-olla me läheme juurde tagasi, et me suudame koos teha, et see ürgne mure on ju tegelikult selles, et selles kogumis on üldjuhul võimalik efektiivsemalt pakkuda kogu seda teenust ja efektiivsemalt kasutada, kui otsustamine on ratsionaalne. Aga meie mure on ju see, et meie elanikkond on üsna õre mõnes mõttes ja teiselt poolt see ajaasustus on piisavalt suur, et sul ei ole võimalik need standardid igal pool nii ühtlaselt üleval hoida, aga kui võtame selle sama veeteenuse, siis kes teist tahab, et vee hind tõuseb. Aga ta tõuseb sellepärast, et see ei ole jätkusuutlik, sa pead mingil hetkel investeerima, Euroopa Liidu raha on nagu otsa lõppenud ja sa pead seda uuesti nagu pakkuma. Nii et mina nagu aus vastus on see, et mulle meeldib rohkem see, kus tehakse koostööd ja see koostöö tähendab ka tegelikult omavalitsuse sees koostööd erasektoriga või minu enda kogemus Tartu linnast ja positiivne kogemus oli see, et me leppisime erasektoriga kokku, kui meil on lasteaiakohtade puudus, et me jõudsime lõpuks selleni, et see kohatasu inimese jaoks oli täpselt ühesugune munitsipaallasteaiaga ja see avas nagu tegelikult väravad, et me vaatasime selle läbi, üldjuhul erasektor oli investeeringus efektiivsem, ükskõik mis see põhjus seal on, et neid näiteid ei ole mitte ainult see, et me peame piirid üles, et meil on võimalus ka koostööd teha nende kohalike omavalitsuste piiride sees. Ma esmalt tahaks ikkagi seda, mitte seda, et mis nüüd riik teeb. Ja tervishoiust saab ju tuua samu näiteid, kus tervishoiuteenuste pakkujad, kellel on haigekassa leping, tegutsevad haigekassa hinnakirja alusel, on ju, et siis tuleb täpselt seda samade, aga samal ajal nagu on garanteeritud turg, on ju, mingis ulatuses vähemalt, et teatud oludesse võib töötada teatud teenuste peal. Piret? Ja ma kõigepealt tuleks siia, et ma kindlasti tutvun selle uuringuga, sest mind ennast väga huvitab see, aga mul on tunne, et see küsimus ei ole ainult ka selles, et kui suured kulud tekivad siis, kui me ei kasuta taristut seal, kus ta on, vaid minu jaoks on ka see, et kui paljud tulud jäävad saamata, kui me tegelikult ei kasuta kas või ressurss, et see sama põllumajandus, kus me tuleme, eks ju, et meie eesmärk ja ma arvan, et me oleme elujõulised, kui me suudame koha peal toota. Ja tänasel hetkel, kui me vaatame kas või neid, kes ekspordivad Eestist välja, siis seal on esimestena on maagaasiga seotud, kullaga seotud ja masinatega. Ehk siis ükski ettevõte, kes tegelikult ei tooda siin koha peal, vaid lihtsalt vahendab. Ja nüüd on küsimus, et kui me tahame seda elujõulisust ja tootlikkust kasvatada, siis mis on see, mida me tegelikult toota saame? Ja ma arvan, et hästi suur osa on tegelikult seotud põllumajanduse ja toidutootmisega, mis on just see, mis juhtub piirkonnas. Ja nüüd minu jaoks on küsimus, et mis on see miinus, mille me sisse võtame, kui meil inimesed kolivad nii-öelda maalt linna ja me ei kasuta seda ressurssi ära, mis sinna koha peale nii-öelda jääb, eks ju. Jah, me võime kuskilt linnas sõita sinna masinatega ja teeme seda tulevikus veel rohkem. Me näeme, kuidas inimeste arv põllumajanduses väheneb, sest tehnoloogia osakaal suureneb. Aga ikkagi mul on tunne, et me jätame mingid teatud ressursid kasutamata. Et võib-olla veel mul on vaja korra sisse vaadata, et sellest aru saada. Nüüd see teine pool, ma kindlasti olen nõus sellega, et standardid peaksid olema, aga nad peaksid olema arusaadavad ja eesmärk tõesti peaks olema koostöö, mitte see, et me hakkame trahvima. Me peaks seda võimekust tõstma. Käies erinevates kohalikes omavalitsustes, mul on tunne, et probleem ei ole mitte ainult ressurssides alati, vaid ka selles nagu teadlikkuses ja võimekuses lõpuks piisavalt häid otsuseid teha ja kasutada ära ka kõiki neid võimekusi ja võimalusi, mis meil täna Eestis on. Ja nüüd selle hajaasustuse juurde. Jah, Eestis meil on hajaasustust väga palju, aga teisest küljest meie distantsid ikkagi on väga väikesed. Kui me vaatame Euroopas ringi, siis me oleme ikka väike riik. Ja ma arvan, et see üks võimalus siin on hästi toimib ühistransport. See on selline elevant toas, millega on palju probleeme ja palju muresid, aga ma arvan, et me ei suuda kõiki teenuseid tagada igal pool koha peal.
Ja nüüd on küsimus see, et kuidas me ühistranspordiga ikkagi suudame selle ligipääsu ja kättesaadavuse tagada nii töökohtadele, ma ei tea, huviharidusele, tervishoiule ja nii edasi. Nii et see on kindlasti üks teema, mis kuskile ei kao, aga mis aitaks ka teatud nii-öelda muresid ja probleeme ära lahendada. Aitäh, ma korra vaatan saalis ringi ja olge hea. Ja aitäh, et mina olen Tõnu Puupu Pärnu linna valitsusest. Et üks nagu põhimõtteline küsimus, et kui Eesti Vabariik uuesti taasiseseisvus, kirjutati uus põhiseadus, kus kohaliku omavalitsuse vaates üks oluline punkt on see, et omavalitsused on autonoomsed. Ja me täna tegelikult räägime sellest, see on siis 30 aastat hiljem, et ei ole autonoomsed, sest raha neil ei ole endal väga. Et oma asju ajada nii, nagu see kogukond või see kohalik omavalitsus on kokku leppinud. Standardid on meil olnud väga pikka aega. Läbi seaduste on kehtestatud väga selged nõuded ja riik on tegelikult teostanud ka järelevalvet. Ehk on pannud maksumaksja raha sinna, et teostada järelevalvet standardit täitmise üle, mis on seaduses kirjas. Ehk et palun selgitage, kuidas me saame väita seda, et omavalitsused on autonoomsetena põhiseaduse järgselt, kui neil ei ole ühte sektorit antud võimalik enda vajadustest lähtuvalt nagu täita. Ja teine küsimus, mida te mõtlete standardite all? Kohaliku omavalitsus selleks, et kohaliku teenused oleks kättesaadavad, mida te mõtlete riigi vaates standardite all? Aitäh. Kes soovib alustada? Ja. Ma võin lihtsalt kommenteerida, et minu mõte oli ka see tegelikult, et need põhilised teenused ju läbi seaduste määruste on suhteliselt reguleeritud. Et nagu see standardite teema võib tulla ja ma hakkasin mõtlema, miks see on. Võib-olla see ongi see sama asi, et kui meil oleks kõigil teenustel ja mina liigitan väga tugevalt teenuseid olulisteks ja mitteolulisteks teenusteks. Kui me kõigile paneks, siis see võimekus tõepoolest, ja ma ei räägi siin KOV-võimekust, vaid ma räägin võib-olla ka ühiskonna võimekust, teha täpselt nii, nagu hetke parima teadmise järgi tuleks kõike osutada, on ühiskonnale üle ju käiv. Aga ma julgen öelda, et nagu sellised põhiteenused ju on läbi seaduste, siin hiljuti oli HTM tuli jälle uute initsiatiividega välja, kus see läks eriti detailseks. No me räägimegi tegelikult tõsi, et see standard igaüks mõistab seda omamoodi, et ma näiteks küsin, et kas keskharidus on see oluline teenus ja kas kvaliteet võiks väljenduda näiteks selles, et kui palju lõpetajatest saab edasi õppima, on ju. Et kas see on see, et me rakendame sellist standardit, et vähemalt mingi, kas või ma ei tea, 10 aasta perioodi jooksul, et mitte ühte aastasse kinni jääda. 10 aasta jooksul vähemalt veerand lõpetajatest peaks saama edasi õppima. Et kas, või siis me räägime, et standard on see, millest rääkis Mikk, et ruumid oleks puhtad ja turvatud ja pedagoogid oleks kvalifitseeritud. Mina seda nagu nimetaks pigem ikkagi eesmärgi. See on ju olnud tegelikult ka valdkonnaministeeriumitel suur mure, kuidas saada riiklikud eesmärgid ja kohalik tegutsemine ühte joonde. Aga see ei ole ikkagi standard, see on eesmärk, kus tõepoolest riik on üks, keskvalitsus ja omavalitsused ja nüüd see on, julgeks öelda, et siin on natuke rohkem vastutust valdkonnaministeeriumitel kui KOV-sektoril, et võtta see initsiatiiv. No tegelikult see küsimus ja see, mida te isegi refereerisite, et standard on ju meie teatud võib-olla teadmine ideaal, kuidas see asi peaks käima ja see tegelikult tähendab seda, et selle standardi elus hoidmiseks on vaja teatud hulk ressurssi. Nüüd on küsimus, kas kehtestatud standard ja ressurss on omavahel tasakaalus, aga nüüd on küsimus ka selles, ma ei ole absoluutselt nõus sellega, mis puudutab, et kohalikel omavalitsustel ei ole vabadust ja otsustuspäbedust. Meenutame natuke ajalugu, et täna on siit läbi käinud ka see mõte õpetajate palkadest ja muudest asjadest. Kunagi oli see raha kohalike omavalitsuste käes. Mis siis juhtus? Juhtus tegelikult see, et osad kohalikud omavalitsused hakkasid ära kasutama seda muud eesmärkide täitmiseks, kui õpetajate palga nagu kasvuks, mida iganes. Me oleme seda nagu selles mõttes nagu olnud, aga nende samade raamide sees on piisavalt vabadust, et ma ei ole päris see idealist, kes ütleb, et kõik peab olema vaba, vaid peavad olema mingid raamid, mis on üldiselt kokku lepitud ja selle sees vabadust ja otsustust on päris palju ja kui ma õigesti mäletan, siis hommikupoole proua Ingerainen tõin siia näite, vist Viljandi näite, mis puudutas sissesaamist arstiteaduskonda, eks ju. Ega riigi gümnaasiumite mõte ei tulnud kellegil pastakast ju.
see tuli läbi selle, et keskharidus üle Eesti hakkas muutuma väga ebaühtlaseks. Kui me meenutame Lõuna-Eestit ja täna on siin tänapäeval on palju räägitud sellest, et 30% Tartu gümnaasiumitesse tuleb õpilasi väljast poolt. See oli ju kõik ette ennustatav ja see ette ennustatavus oli see, et kui ma kunagi näiteks ütlesin, et Lõuna-Eesti omavalitsusjuhtidega, kui ma veel ka Tartu linna panen, et kui Lõuna-Eestisse ei teki ühte korralikku koostöös gümnaasiumi, siis nad tulevad kõik Tartusse. Et see on nagu tule, see on objektiivselt juhtunud. Nüüd riigigümnaasium üritab seda ju tegelikult leevendada ja pakkuda ühtsed standardid ja mis seal taga on? Seal taga on ka tegelikult meie õpetajate arv. Me peame ju aru saama sellest, et need õpetajad meil igale poole jätku. Kui need isegi jätkub, siis on küsimus selles, kas neil jätkub koormust ja kas nad on selle sissetulekuga saavad nagu rahul olla, sõltumata sellest, et kui me võtame riigi poolt kehtestatud miinimum õpetajatele Valgas ja võrdleme seda Valga keskmise palgaga, siis seal ei ole ju midagi nagu õpetajal nagu justkui kurta, eks ju. Aga see küsimus on selles, et kui see ei oleks nii, kas siis Valgas üldse õpetajat oleks? Või oleks see probleem veel suurem, kui see, ma ei tea, ütleme, täna võiks olla või kui ta täna on. Nii et need on kõik omavahel selles mõttes nagu seotud ja ma tegelikult ise arvan seda, et me selles diskussioonis, mitte see, et see peaks nii olema, ei pea kartma ka seda Eesti riiki vaadata kui ühte omavalitsust ja võimekat omavalitsust, sest me oleme tõesti nii väiksed. Ja ma arvan, et mõned asjad on meil olnud efektiivsed just selle tõttu, et me oleme teinud seda riigi tasandil. Et see on ka minu jaoks nagu oluline, et selles mõttes, et see vastuolu keskvõimu ja kohaliku omavalitsuse vahel jääb alati sisse. Seal on ka poliitiline. Miks meil mõned head asjad koha peal ei juhtu? Näiteks kaas omavalitsuste vahel. Seal tekib poliitiline konflikt või inimesed ei suuda seda kokku leppida, kes see kannatab lõpuks, on tegelikult ju see sama kodanik või inimene. Nii et selles mõttes tuleb laiem olla ja üks asi veel, mis on, et kui te vaatate ka seda, et milline on seadusandlus olnud ja mida seadusandlus on lubanud. Kunagi oli ka see teema, et ma nimetan seda rahvakeele käopääse efektiks, et ühed ehitasid lasteaiad ja teised omavalitsused saatsid oma lapsed sinna lasteaeda. Sellepärast see oli nii lihtne, et sellele järgneb mingit sanktsiooni mingil hetkel, et selle raha kätte saamine, ma vaatan, et härra Liivikul raputab pead, aga see on praegu praktiline elu selles osas, et selle raha kätte saamine selle hariduse eest, et keegi ütles ju väga õigesti, et kui lapsevanema osa lasteaiakoha teenuses on umbes 13% või 10-15 sõltuvad sellest omavalitsusest ja teenusest, siis maksumaksja mõttes ei suuda ükski maksumaksja peaaegu seda teenust nii a priori otsa ära katta, nii et seal on plussid ja miinused, kui me lihtsalt finantsiliselt vaatame, aga me kaotame väga palju, kui me ei suuda teha piirideülest koostööd. Sellest ma tahakski nüüd viimased 3 minutit korraks veel seesama piirideülene koostöö ja et kas meil on ka midagi, mis meid õiguslikult takistab või mis meid takistab sellises, ütleme, muidugi ma saan aru, et tihtipeale on konkureerivad maailmavaated takistavad, aga et kas on midagi, ma jälle küsin, mida riik saab teha, et seda koostööd soodustada. Nii omavalitsuste endi vahel, et nad vastastikku, tegelikult ka seesama 10 keskuslinna idee, mis tuli üleriigilise planeeringu alusuuringust, tähendab ju seda, et nende 10 keskuslinnal peab olla tekkima volitus, parem võimalus siis teiste omavalitsuste eest mingeid teenuseid osutada. Et mida see nagu õiguslikult või riigi poolt vaadates, mida tuleks teha, et selleni jõuda ja jällegi muidugi ka see, et ühest küljest me räägime vabatahtlikust isetekkelisest koostööst, millest räägib Urmas. Teine asi on, et mida nüüd see ÜRP alusuuring soovitab, on ikkagi see 10 keskuslinna idee, kes siis hakkavad tegema teiste eest, et mõnes mõttes nagu selline ülalt alla koostöö. Veiko ja Mikk. Kommentaar selle vabatahtliku koostöö osas, et see toimiks, jällegi selline üldine mõte, aga mulle enne peaks juhtuma see sama finantsautonoomia, ehk see reaalne vastutus ja kaalutlusruum. Et praegu seda nagu motivatsiooni selliseks süsteemseks koostööks ei ole. Et selle tõttu, jällegi selles oma uurimuses me näeme, et selline koordineeriv raamistik suurtele linnadele anda väga selge roll, vastutus, koostööd korraldada võiks olla lahendus olukorras, kus meil ei ole omavalitsustel nii tugevat vastutustunnet ja kultuuri veel tekkinud. Ja see pärsib praegu koostööd? See pärsib praegu koostööd? Mina julgen öelda, meil ei ole mingid tohutult süvitsi uuringuid, kus on põhjuslikud seosed välja toodud, aga sellise tunnetusliku teadmise pealt, mina väidan seda küll, et koostöö on juhuslik ja ei lähtu seesama vastutus kogukonna eest, teha odavamalt, teha paremini ilmtingimata.
saada oma ressurssidega, oma teenitud ressurssidega parem tulemus. See ma julgen öelda, et on pärsitud süsteemis. Mikk, kas alt üles või ülalt alla koostöö? Mina pigem, kui me vaatame nagu vabatahtlikku koostööd, siis ma lõpuni sellega nõus ei ole, et see Eestis üldse ei toimi, et siin Andres Laisk just enne esimeses debatis ju rääkis ju väga selgelt EV-koolide valdkonnas toimub koostöö, lasteaiakohtade raames toimub koostöö, siin oli juttu vee-ettevõtluses, nii edasi ja nii edasi. Tegelikult neid valdkondi on hästi palju, kust koostöö toimib ja kui me vaatame ka Põhjamaade näiteid, siis ilmselgelt vabatahtliku koostöö piir on see, et mõlemad osapooled peavad tundma väga selget kasu sellest koostööst. Ja kui me räägime ülevalt alla koostööst, siis peab olema mingi stiimul, mis sunnib, sest siis tekivad need momendid, kus see käega katsutav kasu ei pruugi kõikidel osapooltel olla ja nagu rahvusvaheline kogemus näitab, siis tavaviisil see koostöö toimima ei hakka. Et see on nüüd mõttekoht, et mida teha, et motiveerida neid ka keskuslinnu neid koostööd tegema, sest väga tihti koostöö mu enda kogemuse peal läheb selle keskuslinna, mitte see naaberomavalitsuse taha. Et siin on nagu see probleemkoht olnud. Aga õiguslikult, mis puudutab, õiguslikult koostöös täna probleeme ei ole ja kui nüüd ühel hetkel jõuab Riigikogusse uus koks, siis seal on mõned viimased üksikud nüansid ära lahendatud. Et ma viimased puudujäägid kõrvaldatud. Et siis ma rohkem koostöö osas nagu õiguslikke probleeme ei näe. Piretile jääb viimane sõna. Ma arvan, et üks teema, kuhu mina jõudsin selle eelmise aasta jooksul, oli see, et ma näen, et võib-olla paljud küsimused täna ei ole sellised, mis peaksid liikuma riigi tasandile. Aga KOV-ide jaoks on nad justkui liiga suur hamps. Et minu taju on see, et see maakondlik koostöö on täna hästi erinev igas maakonnas. Sõltudes sellest võib-olla, kuidas see maakond ise näeb. Et minu jaoks on see, et võib-olla me peaksime uuesti korrastama selle maakondliku tasandi. Et kui meil tegelikult tekiks ka nagu mingisugune süsteem, et kuidas erinevad kohalikud omavalitsused ka maakonna tasandil koostööd teevad ja millise vastutuse võiks sinna anda, siis ma arvan, et me oluliselt paremini korrastaksime ja see ei ole mitte see, et me tuleme maavalitsustega tagasi, aga küsimus on selles, et praegusel hetkel on see nagu hästi-hästi erinev, et ma võib-olla tuleksin ja mõtleksin selle uuesti läbi ja võib-olla see üks küsimus, mis sa ka meile ette saatsid, oli see küsimus, et kas mingid teemad on sellised, mida peaks kesksele tasandile tooma. Üks teema, millega ma Maa- ja Ruumiametit ette valmistades kokku puutusin, oli planeeringute küsimus. Ma ei arva seda, et kohalikul omavalitsusel ei peaks olema õigust kaasa rääkida. Aga mida ma tänasel hetkel näen ja ma vabandan arhitektide ees, kui ma seda sõna kasutan, meil on tekkinud Tallinna ümber Harjumaale rasvaringid. Ja ma arvan, et see ei ole hea planeerimine tegelikult. Et kui me tänasel hetkel anname nii palju vastutust kohalikele omavalitsustele, kes tegelikult teevad üle-eestilisi otsuseid, kuidas see Eesti välja näeb, siis ma arvan, et see on see koht, kus me võiksime läbi mõelda, et see mõjutab tegelikult kogu ülejäänud Eestit, aga need otsused tehakse ainult nendes kohtades, mis tegelikult sinna Tallinna ümber jäävad. Võt see on nagu see koht ja võib-olla ma loodan, et see sama üle-eestiline planeering tegelikult aitab rohkem ja jõulisemalt neid suundi seada, sest ma väidan, et see, mis meil praegusel hetkel on üle-eestiline planeering, on natukene liiga ümar, et ta peaks olema rohkem selline siht seab, sest muidu on see, et need asjad lihtsalt nagu kukuvad maha ja jäävad eesmärkideks ainult paberil. Sellega on hea lõpetada. Me ei jõudnud paljudest asjadest rääkida, uutest teenusmudelitest ja tegelikult Piret, sa viitsid ka sellele, et kuidas seda kompaktset elukeskkonda ikkagi ka esile kutsuda ja kohalike omavalitsusiga selles aidata, mida ka üleriigilise planeeringu alusuuring väga olulise märksõnana sihiks seab. Egas selliseks see päev kujunes, ma usun, et vähemalt te saite aimu kogu sellest mitmekesisusest, kindlasti mõned teist teavad sellest juba ammu ja pikalt ja ikkagi ka mingeid niidiotsi, et kuhu siis oma edasist tegevust ja fookust seada. Ja eks meil ole ikkagi mõlemat vaja, nii seda autonoomsuse paremat sisustamist kui ka seda osalist või asümmeetrilist tsentraliseerimist või maakeeli öelduna siis, et teatud keskuslikemasse kohtadesse mingite teenuste delegeerimist, mis igale üksikule kohalikule omavalitsusele võib olla, nagu Piret ütleb, liiga suur amps.
suur tänu teile tänase päeva eest. Me korraldame ka sügisel ühe konverentsi, siis räägime majanduse konkurentsivõimest. arenguseire.ee ja saate meie uudiskirjaga liituda ja saate ka kogu info õigeaegselt kätte. Aitäh kõigile, kes jälgisid, aitäh esinejatele, aitäh publikule, uute kohtumisteni.